Eks me kõik oleme lokaatorid, eks ju, olemas algne lokaator, absoluutne, eks ju, kõrgem isiksus ja meie oleme väiksed lokaatorid, hästi palju erinevaid sagedusi, kanaleid, mõõtmeid, dimensioone, materiaalne reaalsus, vaimne reaalsus. Ja no me võtame seda iseenesestmõistetavalt, et kui mingi vend ütleb, et ma tahan raha saada, andke mulle raha, kus on raha, ta on depressioonis, selle ütlesin inimese juurde, et noh, raha on maailmas palju, et noh, et ma ei tea, et no igast variante on, näed siin, ma ei tea, korjad lilli, müüd lilli turul või lähed business kooli või igast variante on, kuidas siis raha nagu teha, eks ju. Või siis mõni ütleb, et see kööl mulle nii meeldib, noh, sul see kööl meeldib või see kutt, eks ju, selleks on ka mingi meetod, eks ju, kuidas tähelepanu ja kõik, eks ju. Et kas see on rikkuse või kuulsuse või andekusega, isegi kui sul andekus on, ega sellest on vähe, sul on vaja ikka nagu manager, eks ju, netis promoda, eks ju. Et ei ole nii, et no ma olen andekas, et noh, maailm on nii julm, kõva töö on taga nagu. Aga kui me räägime Jumalast, eks ju, kes ütleme, noh, kujutame ette, et ta on kõike läbi või kõik loonud ja alal hoida ja meie oleme tema lahutamatud osakesed, et loodus on elus, eks ju. Kuna seadused toimivad, siis kui me ütleme, et Jumalat ei ole või kus ta on, no see on sama nagu ajuvaba, eks ju. Jumal on olemas, selleks on meetod, see nagu sa räägid, et seal, noh, kus ma siin istun, et seal ei ole kööki, mõtlen, et noh, tõused püsti, lähed paremale, eks ju. Seal on köök, siis on köök, ei, ma ei viitsi minna, no siis sa saa teada, kas köök on või siis sa saa rikkaks, ei saa raha, ei saa kuulsust. Samamoodi Jumala teadvustamisega, et ega me Jumalat ei teadvusta, noh, kuna ta on nagu kõige kõrgem väärtus, all kõike läbiv, eks ju, siis see ei ole selline odav reis, see on nagu seiklus, eks ju, aga ta ei ole nagu odav seiklus. Eks ju, pisarad, higi, veri, tõelised läbielamised, eks ju, siis on see auhind ka nagu magusam, eks ju, mitte nii, et lähed tüdruku juurde, et tere tüdrukut, et noh, tere abielluma, kuidagi igav, eks ju, alguses pead vaeva nägema. Samamoodi on Jumalaga, et noh, okei, Jumal, noh, selleks on pühakud, nad näitavad oma eeskujuga, pühakirjad, meetodid, eks ju, printsiibid, praktika, tegevused, rituaalid, eks ju, moraal, etikett, kõik asjad, eks ju, loodusseadused, kõik need asjad nagu tuleb nagu õppida ja neid rakendada argipäevas. Ja sa hakkad nägema, et no ma ei oska öelda, et Jumal avaldub nagu päike, et päike on ka siin toas. Kuna päikse valgus ja päike erine, et praegu on nagu valge, eks me teame, et see on päiksest, kuigi me ei näe päikseplaneeti, ta on pilvede taga praegult. Samamoodi on Jumalaga, Jumal avaldub. Nagu röntgenkiire, et sa ei näe röntgenkiire, aga sa näed tulemust. Iga metoodikaga, iga teadlane teab, et aru saada midagi, sa pead praktiseerima, siis sa saad nagu järeldada. Kui sa ei tee ausalt nagu seda katset läbi, ettekirjutust katset, eks ju, kui sul mingi Einstein ütleb, et noh, seda, noh, et siin on niimoodi arvutused nii, teed nii ja siis sa saad sellise tulemuse, sellise arvutuse tulemuse. Ja kui sa ei taha seda teha, see on sinu valikuvabadus, aga noh, sa ei saa ka öelda, et noh, et see ei toimi nagu. Et noh, nii lihtne ja loogiline see ongi, eks ise endale räägin jälle kahjuks täna rohkem.